tere, kaunis kuulaja, sa kuulad Chanda kanaldust. Saab ära. Kui me alustame päeva ja vaatame eesootavaid tunde, siis kuidas me oma päeva planeerime? Kas meil on ees tihe nimekiri, mis küsib asjade ärategemist? Kas mõlgub meil mõttes, kuidas asi saab ära tehtud? Või võtame me hommikul aega endale, et virguda uude päeva? Kui palju meis on julgust peatuda ja vaadata ära tegemist vajavaid asju kvaliteetse nurga alt? Inimese üks baasvajadustest kehas toimimiseks on väljutamine. Tualetis käimine on loomulik protsess. Kui ma esitan küsimuse, kas väljutamine peaks olema saab ära ehk osa ja kiiresti ja kuidagi saab ära või on küsimus kvaliteedis, kuidas saab ära? Küll oleks see kole tunne, kui mingi osa saab ära, sellepärast, et oli vaja ära teha, kuidagi ära teha. Või käib kaasas igapäevategevustes kvaliteedivõnge. Mismoodi me eesootavad asjad lõpule viime? Kas me viime nad lõpule? Kas me alustame neid? Kas nad jäävad lõpuni tegemist? Tundmata, lonkama, et ehk ühel päeval me naaseme nende juurde. Ja jõuame lõpuloosse. Lõpulugu käima tõmmatud on vaja edasi kulgeda. Ja ikka tiksub turjal see küsimus. Kui kiiresti ja kas saab ära? Pimeduse ajastul sõja mängimine küsis rahvarohkust. Sõjatandrile minnes jagati ära leerid. Oli esimene leer, kes kõige enne läks rünnakule ja siis tulid järgmised mehed peale. Polnud üks sõdalane, kes kogu sõjamängu au endale võttis. Jah, juhtus arva, kui sõjapealikud, kuningad, valitsejad ristasid omavahel mõõga. Kuid üldjoontes oli see sõjaväele suur pettumus. Sõdida oli vahva. Nii kadus mängu ilu ja võimalus mõõka käes hoida. Mõõka käes, mis peaks tooma selle mehise tunde. Kuidas minna koju ja öelda, et ma ei sõdinudki, ma ei teinudki oma osa, ma ei teinudki midagi. Ma ainult vaatasin pealt. Mind oli ju koolitatud selleks, et ma sõdiksin ja teeksin oma osa ja jookseksin tulla. Aga nüüd jäin ma kõrvalt vaatajaks. Kas oli meil aega sõjatandril vaadata teise tegemist, kuidas ta seda tegi? Jah, need, kes olid paremad sõdurid või imetletud sõjapealikud, siis neid vaadati kui õpetajaid, kelle pealt õppida ja oma vilumust lihvida. Igapäevaelu me võime samuti nimetada sõjatandriks. Me ärkame, me riietume, valime suure hoolsusega riideid, et me oleksime sõjatandril sobivad. Krutime lahti nutitelefonist ilmateate, et me päevaga kooskõlas läbi tuleksime. Me läheme lahingusse.
Meeskonna võitluse asemel oleme me astunud indiviidi võitluse tasandile. Me võitleme iseenda eest, me võitleme oma ego eest, me võitleme selle tüübi eest, kes käsib olla rohkem, koguda rohkem, saavutada rohkem. Kui keegi meile toetava käe pakub, siis lööme ta jalust tavaliselt maha ja sõimame näo täis, me solvume, et ta meie eest midagi ära tegi, sest autorlus saab kannatada. Me vajame nimeväärtust, mille taga on amet või tegu või oskus. Mida esitleda? Üldiselt me kardame abi küsimist ja nimetame neid argadeks, kes julgevad kutsuda üles meeskonnatööd. Nad ei ole austatud, nad on ühiskonnas ebamugav nähtus. Nad tuletavad meelde nõrkust, saamatust ja palju muid ebamugavaid tundeid. Kuid kas inimene loodi selleks, et ta tuleks kõigega ise toime? Kui see oleks nii, siis kas mitte ei elaks ta üksi selles maailma ruumis? Jah, on võimalik, et kõik, mida ta näeb, kõik inimesed, keda ta maailmast näeb, on kõik tema osad, tema peegeldus, tema võimalikud mõtted, mida ta genereerinud on ja mis oma lugu elavad. Aga kui ta mäletaks oma täiuslikkust ja võiks päris üksinda siin maailmas toimida, siis kas näeks ta neid peegeldusi või? Võtaks ta kätte julge sõjapealikuna, kuningana, valitsejana ja klaariks oma arved teistpoolse pealikuga iseseisvalt. Me oleme koostööajastus, kus saab ära või tuleb ära teha, enam ei kehti. Ta logiseb kiivas vankrina kraavi ja jääb sinna roostetama. On imeline, et inimesed on erinevad ja näevad elu erinevatest nurkadest. Austades teineteise erinevust ja vaatenurki, saame me liikuda kuldajastul tema koodi järgides, milleks on looming, kui sõja ajal oli koodiks lõhkumine, elude võtmine, siis nüüd on elude andmine, loomine. Ja me saame teineteise vaatenurka osa oskust aktsepteerides ideaalse tulemuse. Mul on täna käsi lõuna korjamine mis on olnud päris mitme eduka juhtumi või inimese tagune sümbol õun. Newton, Steve Jobs, hammustatud õunaga Apple. Midagi on selles õunas. Õuna korjamise ajal tekkis küsimus, kuidas korjata? Kas panna rõhku tempole? Jagada reapikkused inimeste vahel ära ja tulla hooga mööda mäenõlva õunu korjates alla.
või tuleks tegevust nautida? Või on nauditav kiirus, mäenõlva mööda alla laskumine, ämbritäie täitumise nägemine? Mis on nauding? Mis pakub kellelegi naudingut? Kas on üks tegevus õige või teine vale? Kas me peaksime, kui me soovime totaalselt tegevusse ära kaduda, viskama selle nurka ja jooksma esimese leeriga mööda nõlva alla teise leerini või jääma oma tegevuse juurde või vastupidi, kutsuma ennast tagasi kiirustamiselt, esimese külvi hooga kokku korjamiselt ja nägema rohkemat. Ma palusin kanalit ja palun siiani erinevate nurkade lahti hammustamiseks ja mõistmise omandamiseks. Sest eks ole mõistmine too, mis lubab meil elust kvaliteedis läbi kulgeda. Jätmata stressirüü selga tõmbamata ja ärritumiseta, halbu sõnu laapimata, solvamata ja kummalisi inimlikke tundeid anitsemata. Me siuname tihti kullaajastu uksel mööduvat pimedat aega. Vähemalt need, kes on alles tõstnud jala pimeduse kuristikust välja ja nüüd pürgivad tarmarajal. Hirm tagasi kukkuda on liialt suur ja ta palub näha pimedusajastu negatiivset poolt. Uhketab pealikke, halba külge ja suusoojaks nendest juttu teha. Kui täielikus halvustamises minevikule, ajaloole teda maha tõmmates monumente, kummuli lükates, mis ajaloo hämaruses on ehitatud, kustutavad kogemuse. See on halva kogemuse alla surumine, see on kui pilliga valu vaigistamine, põhjuse taamale lükkamine ja tõest ära pöördumine. Oli, mis oli, seda muuta ei saa, seda muuta ei tohigi, sest see oleks ajaloo ümberkirjutamine. Kui me kustutaksime ära minevikku, kui me kustutaksime ära ööpimeduse, siis tuleks meil uuesti tagasi pudeneda pimedasse aega ja hakata otsast peale Hitleri-suguseid valitsejaid looma. Kas me tahame kordust? Seepärast pole tähtsust lõugade laksutamisel ja tehtud tegude siunamisel. Tähtsus on kaasajal kulgemisel ja ümbritseva tähele panemisel. Ümbritsevate osaliste tähele panemisel ja selmet, et näha nendes millegi rohkem olemist või parem olemist, vaadata, kuidas ma saaksin oskust või omadust või tähelepanu, mida tema oma igapäevaelus kaasab, endasse rakendada. Oma igapäeva tegevustesse pikkida. Meil ei ole vaja tunda ennast isiklikuna, meil ei ole vaja pahandada seesmiselt, meil ei ole vaja tunda süüd.
et äkki ma ei olnud piisav. Äkki see tegevus või meetod, mida mina kasutan, on vale. Newton istus puu all ja õun kukkus pähe. Ta sai taipamise. Steve Jobs ammustas alla kukkunud õunast tükikese. Ta sai tulevikku valgustumist. Ta sai sõnumi, mida rahvas tulevikus vajab. Kuidas kõrgsageduslikud hinged ja teistmoodi võnkur rahvas saaks toimida device'ides, nutiseadmetes. Ta andis juurde maailmale pisakese mugavust, innovaatilisust, olulise sõnumi. Täna me suudame teda teise pilguga vaadata, sest ta on kehast lahkunud ja jätnud pärandi. Kuid tol hetkel, kui hinga maa peal pärandit loob või liigub suunas, et luua pärandit, on tema kõrval olev rahvas pahaneda peale. Nad näevad, et ta on teistmoodi ja see ärritab neid. Nad näevad, et tal on midagi rohkemat ja nad tahavad seda endale. Nad näevad nende julgust ja see ajab neid marru, sest nad tunnevad oma seesmist hirmu. Mulle jagatakse arvamust. Et elus on edukad need ja õnnestuvad nood inimesed, kes on rahakad. Sest iga tegevus, mis hästi sisse toob, küsib palju raha. Ma ei hakka neile vastu karjuma, vaid ma kuulan nad ära. Kui ma kuulen infot, mida ma olen juba korra kuulnud, siis ma vaikin enamgi. Ma ei ütle, ma tean, ma olen seda kuulnud. Ma vaikin veel sügavamini, kui ma kuulen samasugust infot 3. korda. Miks? Ma võiksin ju röökida vahele ja ütelda, et ma juba tean, ma juba olen sellega kursis, ma tahan olla kursis. Ma tahan ära teha. Kui minuni jõuab samasugune info, mida ma olen juba korra kuulnud uuesti, siis on sellel põhjus. Midagi on mul kuulmata. Kuid no sõnumid, kes räägivad suurest raha vajalikkusest, et mägesid liigutada, siis jah, ma olen nendega nõus. Kuid kutsun üles mäletama õnnestujaid. Tähestaariks sündijaid ja Hollywoodi põrandatele nime kirjutatuid. Kuidas nad oma lugu alustasid? Ja veel lisaks palun ma pöörata tähelepanu nendele, kes on sündinud kuldlusikas suus, nagu ütleb rahvakeel. Kui neil pole ees vanemat, kes nõuab, käsib, surub
hirmuga paika paneb, siis kui palju nad on õnnestunud. Jah, nad on õnnestunud oma valitud hobi nautlemises, milleks pahatihti osutub alkoholism, ülemäärane pidutsemine, narko, ihulised ihad, šoplemine, midagi, mis on sõltuvusega seotud, ühekordne tegevus, pärandit jätmata. Miks tahab maailm näha ära tehtud kogust ja miks kutsub ta peatuma toda õunaga pähesaajat ja õunast hammustajat, kelle on seesmine teadmine, et idee on vaja elule tõsta. Miks noomime me seda, kes näeb olukorda teise nurga alt ja teises leeris toimib? Kas saame me kukutada ärategemise ja alateadvuse hirmude välja rookimisele siseneda ja lõpetada uskumuse, et kõike tuleb kiiresti teha, sellepärast et ehk hakkab sadama vihma ja siis enam ei saa seda teha. Ehk juhtub see ja siis tuleb jälle nii minna. Lihtsalt lubada kiiruses kulgeda, kui see on see, mis on meie leeri kutsumus. Või minna aegluses ja aina enam süvitsi sisse, kui see on kvaliteet, mis meie südant laiendab. Kuidas oleks sellest pokaalist joomisega? Mis lubab tuua silmad teise leeri analüüsimiselt enda kvaliteedi laiendamisele. Kui on soov suitsetada, siis suitsetada rohkem. Kui on soov alkoholi tarbida, siis tarbida rohkem. Kui on soov kiirustada, siis kiirustada rohkem. Kui soov on tempot maha võtta, siis tõmmata seda veelgi enam maha. Mida saan ma endale teha ja endale pakkuda? Saab ära kaelast tasemele. Kui me jõuame elu lõppu, kehastuse lõppu ja meil on jäänud alles viimased 5 minutit ennem, kui me hing väljub, millist nimekirja me analüüsime? Mida me jääjatele loeme, millist nõuannet me neile jagame? Ma sain juurde kiirustamise kogemuse, sest ma soovisin selles kehastuses teada, kui palju ma suudan võimalikult lühikese aja jooksul tegevust sisse mahutada või vastupidi. Või tahan ma jagada seda, kui palju ma nägin seda, mismoodi keegi õnnestus või mismoodi keegi ebaõnnestus. Selmet, et analüüsida enda progressi
Sel mõtet analüüsida enda kogemust. Saab ära niikuinii. Varem või hiljem me saame siit planeedilt ära niikuinii. Varem või hiljem me saame ära sellest kehast niikuinii. Varem või hiljem saame ära sellest paigast niikuinii. Varem või hiljem me saame lahti nendest inimestest, kes on meie ümber. Varem või hiljem me saame ära iseendast. Varem või hiljem me saame ära oma hingest. Varem või hiljem saame kohale sinna, kuhu me tormame. Aitäh, kaunis kuulaja, sa kuulasid Shanda kanaldust. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud, sa oled mulle oluline.